Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks kuuleme uuesti veel korra Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist, kus Paulus kirjutab nõnda. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda, nagu peab, kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Aamen. Tahaksin täna koos teiega küsida 2 küsimust ja lõppu anda ühe väite. Need 2 küsimust on, mis on lootus ja mis on usk. Võib-olla läheb natuke kokku Naatani eelmise pühapäeva jutlusega. Ja väide lõppu on, et usaldus sünnib katastroofis. Aga lähme teele. Ma palun teil korra mõelda iseenda sees, millal te viimati tõsiselt midagi lootsite. Näiteks võis see olla lootus, et lähedal olev inimene saab põhikooli matemaatikaeksamil rohkem kui 50%. Või et lootus tuleb, et homme tuleb päikeseline ilm. Või et lootus, et... Ja ma annan teile nüüd hetke mõelda. Mille peale te viimati lootsite? Ja kuigi tänasel emadepäeval nagu kombeks on siin kirikus vähem rahvast kui tavaliselt ja mida on jälle nii palju, et peaaegu igal ühel on üks pink, siis ma teen nüüd jälle seda, mida ma ausalt teen ainult 1 kord umbes iga 2 aasta tagant, nii et kes on nagu üle pika aja kirikus, ei pea kartma, et järgmine pühapäev juhtub sama asi. Leia üks naaber ja räägi temaga, mis lootuse sa leidsid. Isegi kui ta istub kaugel pingis, siis võib kohti vahetada natukene, et räägi kellegagi sellest, mida sa lootsid. Kui see on midagi sellist, mida sa tahad jagada ja saad jagada, aga äkki on siiski midagi. Ja ma nüüd korraks katkestan teid, te võite kohvilauas edasi rääkida. Vähemalt on millestki rääkida. Ja nüüd ma tulen selle teise küsimuse juurde. Et kui sa lootsid oma lootust, mõtle nüüd selle olukorra peale, kus sa midagi lootsid, siis mida sa uskusid seal juures ja mida sa teadsid? Näiteks, et kui ma loodan, et homme on päikesepaisteline ilm, aga ma olen lugenud ilmateadet, et homme sajab paduvihma, siis kus on selles olukorras usk ja kus on teadmine? Või siis see teine näide, et kui ma lootsin, et mu lähedane saab eksamil üle 50%, siis mis on see teadmine? Näiteks, et proovi eksamil sain 70 ja mis on selles usku? Leia üles, kus oli sinu lootuses usk? Kas ta oli seal? Ja nüüd võid seda ka korraks selle sama inimesega jagada, kui sa tahad. Et kus oli usk sinu lootuses? Ja kas seal oli üldse? Võib-olla ei olnud. Tundub, et see on asi, mida on raskem jagada. Me oleme eestlastena usu küsimustes väga endasse hoidvad. Aga ausalt siin kirikus võib. Üks tark inimene, psühholoog ja pereterapeut ütles mulle hiljuti selle väite, mille ma siis esitasin selle 3. asjana. Ja millest ma tahaks täna natuke mõtiskleda, et usaldus sünnib katastroofis. Me oleme hästi palju erinevates ringides, kokkusaamistes küsinud, et kas ja miks on kirikut vaja. Ja üks vastus on, et olla inimese kõrval tema elu erinevates hetkedes. Vastus, mida ka mina väga sageli inimestele ütlen. Et
ristime sündinud lapsed, me laulatame abielud, me matame inimesed, et läbi nende oluliste hetkede me oleme justkui kirikuna kõrval. Me oleme samamoodi kirikuna kõrval läbi väikegruppide, läbi meditatsiooni, läbi eestpalve. Kõikides nendes kohtumistes me ehitame üles iseennast usuliselt. Ja läbi talgute ja muude ühiste ettevõtmiste me ehitame üles kogukonda. Vahel tundub, et need on 2 erinevat asja, mida kirikus otse kui teha saaks. Või kas ikkagi on? Mulle tundub, et need on pigem ühe mündi 2 külge. Inimese enda isiklik usuline areng ja kogukonna ehitamine. Me saame areneda siis, kui me tunneme ennast turvaliselt. See on hariduse põhialus. Kui koolis ei ole olla inimesel turvaline, siis sa tegeled kõige muuga kui õppimisega. Õppimine ei toimu. Turvaline peab olema. Seega esmane on igas koosluses, kus me tahame kuidagi õppida, areneda, muutuda, on vaja turvalisust. Ja seda me loome kirikus läbi kogukonna ehitamise. Läbi kohvilaua, läbi talgute, läbi selle, et te pidite kellegagi korraks vestlema. Me loome sellega turvalisust, me õpime üksteist paremini tundma. Ja nüüd tuleb 3. mõtteharjutus ja ma luban, et sel korral ei pea sa seda mitte kellegagi jagama. Üksnes iseenda ja Jumalaga. See on juba päris hea seltskond. Sest see on päris keeruline küsimus. Ja see on küsimus, et kas sa oled tundnud oma elus mingid hetke, kus nüüd on kõik lihtsalt halvasti. Kõik on läbi. Ongi ainult üks suur katastroof, suur valu ja mingit väljapääsu ma siit ei näe. Kui see lugu on sul kauges minevikus ja sa oled täna siin, siis ma loodan, et sa oled sellest loost välja tulnud. Kui sa oled selles kohas mingis oma elu aspektis praegu, siis ma tahangi sind kutsuda üles usaldama Jumalat ja olla koos Jumalaga selles katastroofis. Mõelda, mis on see, mida sa selles hetkes tunned, mida sa ei tunne, mida sa vajad. Ja see on see koht, kus otsida usaldust. Seda päris lõpuni minevat usaldust. Sest kui kõik muud võimalused tunduvad olevat otsas, siis jääb ainult usaldus. Ja seda me arutasime tookord ka tolle inimesega, kes mulle selle mõtte kinkis, et mida tähendab Jumalat usaldada. Ja tähendab usaldada teda selles hetkes, kus tundub, et midagi ei ole. Ja siis ta ütles selle lause, et usalduse sünd on katastroofis. Ja selle taustaks ma tunnen ise, et ongi seesama turvalisus. Turvalisus annab sulle lootuse või võimaluse lasta lahti ja julgeda otse kui uppuda ja leida sealt see usaldus üles. See kohutavalt keeruline. Mitte midagi lihtsat seal ei ole. Inimlikult tundub päris raske ja kohati suisa võimatu. Aga selle taustal on nüüd see mõte, et täna on emadepäev. Ja isa Kristof, kelle raamatut me oleme lugenud, kutsub Jumalat emalikuks isaks. Ja mulle see mõte väga meeldib. Sest just see suhe, see emalik isa, see kõike vanemlikku olemust hõlmav mõte on see, mis seda usaldust saab kinkida. Seda, et ükskõik, mis me ise teeme, vaim, püha vaim tuleb appi meie nõtrusele, nagu Paulus tänases tekstis lubab. Ja see toob meid tagasi selle küsimuse juurde, et mis see usk siis on. See on seesama usaldus.
Usk on see, mis saab meile kinkida lootust nendes väga keerulistes hetkedes. Selle lootuse, et emalik isa tuleb meile appi meie nõtruses. Sest Pauluse sõnadega, meie ju ei tea, kuidas palvetada nõnda, nagu peab. Kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Ja meile jääb üle uskuda, loota ja usaldada. Aamen.